Oli see Köster Köök. Seal Rakveres üks vahva õpetaja härra küll. Sain ikka olemasse klassi edasi. Olgugi, et see saksa keel läks küll alatihti suust sõlme. Ja mis ta veel mu iseloomustusse kirjutas? Seal seisab, et mu käitumine on kiiduväärt. Olen igati hoolikas ja tubli edasipüüdlik. No ja, paber kannatab ju kõike. Aga see Aidavidri jaoks liivati liiga suur au ei ole. Joo. Tere! Tere! Mu sõber. Vaatasin, et sind väljas liikumas ei olnud, mõtlesin, et astun sisse. Ega sul igav siin ometi ei ole? Oh ei, igav pole mul siin Kaarlis kunagi olnud. Aga meile on pisut veidi kurvaks. Isa oli tulnud sest aru kõrtsipidamisest jälle midagi välja. Nüüd kolime Harjumaale Õulepale. Isa saab seal aidameheks. Võib-olla ka mõisavalitseks. Peasse koguduse liikmed lubasid ka aidata ja elu korraldada. Või nii, et lähed siis siit ära. No jah. Eks see 10 rubla õppemaksu ja see saksa keel. Jah, köögil pole endal kooli ollagi, aga nii tähtsaks peab mees enese. Aga kuule, sa koli nüüd Tallinnale lähemale. Mine tea, äkki satud sinnagi, ma mõtlen ikka õppima. Sul see pea lahtine otsas ja küll sa ükskord selle saksa keele ka siis ikkagi selgeks saad endale. Ega see Rakvere kool polnudki teab mis kool. Köök oli ju õpetaja kõrval ka pastori ametis. Mine tea, äkki saad oma Aidavidri nimestki lahti seal. Kuule Kotleb, ära sa seda Rakvere kooli ka nüüd nii palju süüdista. Head sellinegi vaesemate rahva jaoks olemas on. Ja saksa keel on ju ka vajalik keel, olgugi, et ta meie emakeel ei ole. No aga kui tahad edasi õppida, siis pead ka saksa keele ju selgeks saama. Tõsi ta on, aga ütle Vidri, kas on sul ka seal mõnda inimest, kellega juttu ajada või niisama kuulata või? Siin Virumaal on palju igasuguseid paiku ja inimesi, kes igasugu imelisi juttega räägivad ja need tunnid seal Leppna Palvenova ajas, ega needki olnud ju meil üleliigsed. Ja ma usun, et sa ikka peab meeles seda meie neerutikanti ja neid hiivaetud künnivagusid ja ära sa neid unusta, eks ole, Vidri? Miks ma neist ikka ära unustan? Ei, neid ei unusta. Kuule, mis sa arvad? Kas need laulud, mis heinatejool ja rehe all laudud, kas need ka rahva sisse püsima jäävad? Mina usun küll, et jäävad. Olen kaua siin härrasid teeninud ja nii mõndagi näinud. Aga peamiselt ikka ükskõiksust ja tuimi hingi. Ilma naeratuse ja kaastundeta. Ma olen tähele pannud, et ka sina, Vidri, võib aeta vahel kurb olla. Aga selle kurbtuse taga on head mõtted. Ma ei ole Kotleb alati seal nõnda. Kui ma mõtlen oma vanematele, kes küll usklikud ja orjapõlve näinud, oskasin nad ikka kõik maailma imelised asjad ära seletada.
olen mõelnud ka sellele, et kust on tulnud kõik need vaesed laulud. mis ema ahju Paistelmaja laulnud on. Tervidriga need ei ole tõesti mitte võõrsilt toodud ega sakste sepistatud. Need on tõepoolest ikka meie oma rahva laulud. Sa kuula, kui reht tekstakse või linu rapsitakse. Sa kuula, kui palju inimesi koos on. Ikka on igaühel midagi öelda. Ikka on nendel oma laulud. No muidugi on ka roppusi, aga eks needki vist pea olema siis. Ma imestan, et siin Virumaal üldse rahvas juba nii palju aastaid on laulnud ja lugusid ette kandnud. Kuna olla siin üks lausa Rootsi rüütli nimega mees käinud rahvale rahvast siin lauluga lõbustamas. Oli. Oli selline mees. Laulis ja kerjas ja laulis ja kui palju teda nüüd mäletatakse, see on muidugi ise küsimus. No, aga laulud on vaja üles kirjutada. Laulud ei seisa meeles, need on vaja üles kirjutada. Aga seda on meie maadel väga vähe tehtud. Kahjuks aga peaks palju rohkem olema. Muidugi Kadrina kirik härra Knüpfer on seda juba teinud. Muidugi ta paneb sinna ka ise teinekord midagi juurde ja mõtleb, aga tema on igal juhul juba algust teinud. Ja on Virumaal kohti, millest kirjutada ja selle suure Hiiu vägilase vaod seal Neerutis, mida meiegi ju vaatamas käisime. No sina Kotleb tead paljusid asju. Õigegi ma arvan, et asjad tuleks kõik üles kirjutada. Õige. Sa oled olnud mulle hea sõber ja jutukaaslane. Ma tahaksin, et sa mind ei unustaks, kui ma siit laia ilma ära lähen. Lahkumise märgiks ma kindlasti sulle ühe raamatu. Siin sees on laulud, mis Kadrina kirikärra ja minu vist isa Knüpfer rahva suust kogunud on. Sina kui laulumees teed ka lauluviisid ehk taha. Aga nüüd ma pean minema. Emal on mõisatoast tegevust, ma pean tal appi minema. Nägemiseni. Aitäh sulle, noorsõber. On ikka tõesti hea tunne, kui oled sellist head seltsilist omanud. Aitäh sulle ja ole tubli mu poiss. Nõndaks. No see, et nad seal Tallinnas hästi ei ela, seda nägin ma oma silmaga, kui siin selliks käisin kauplemas. No aga see, et sa seal poolt aastatki vastu ei pidanud, no see on küll pahaste. No isa, on see siis kellegi amet igale sissetulijale suu sisse vaadata ja oodata, millal härra midagi suvatseb küsida. Ja kõik see jooksmine, rehkendamine ja ringi sebimine. Õhtul oled nii väsinud, et ei taha enam mere äärtegi minna, et sa veidi istuda ja kaugele veele vaadata. No merd hakkad vaatama siis, kui mingi amet ära on õpitud. Muidu ei tule, sest muidu läheb kõik see asi lörri. Nagu see minu kõrtsi pidaminegi. Iga töö jaoks on vaja indu, hakkamist, tahtmist. Pea see meeles. Just. Indu ja hakkamist on tarvis. Sa tead, kui ma Kotlepiga Neerutis käisin, kus mul oli soov tema lugusid kuulates hakata kõike seda Järveveele üles kirjutama. Järveveele keegi siis midagist kirjutab. Ei no jah, ma tean küll. Sulle meeldivad ju raamatud ja vanad jutud ja... Aga vaata, kõik see ei anna leiba lauale. Sa jääd nälga niimoodi. Sisse. No tere, Riipere. No tere.
tulin, et üks jutt teile ära rääkida, kui te muidugi kannatlust jätkub. Ja pealegi Juhan, sa olla rääkinud, et poiss tahvad edasi õppida või sedasi. Vaat, asi on seesugune, et Kubermangu avalike õppeasutuste direktoril parun Wolf Stakkerbergil on küpsemas plaan. Ta tahavad oma Karjamõisa juurest ühe tüki eraldada õpetajate seminari jaoks. Eestimaa Kubermangu direktor Stakkerberg on teinud meile ülesandeks leida kandidaadid suunamaks õppima loodavasse õppeasutusse. Noh, ja on 3 väärilist noorhärrat vaja. Me oleme siin vennaste kogudusega ringi vaadanud ja mõtlesime, et üks võiks sinu poiss olla. Poja Friedrichi Reinholdi võiks ju täitsa võtta kandidaadiks. Et poiss on ka siin, siis saaks võibolla kaubad maha või? Jah, no see jah. No seda kooli asja võime ju kaaluda. Ma olen meheks kõige, et sa sellise sõnumiga siia majja tulid. Aga kõik see on väga ootamatu ja peab mõtlema. No tingimused on õppimisel väga head. Õpilased saavad toa Tallinna Kreisi koolis. Nad võetakse postile ja see kõik saab olema direktor Stakkerbergi majas Niguliste tänaval. Ei no, Kenge, sa üllatad meid ikka päris tõsiselt. No see on nii ootamatu ja ma kohe ei tea. Aga mis sina, Vidri, sellest asjast arvad? No, kui mind sinna vastu võetakse õpetajaks, tahan saada küll. No sinu tahtmine peab olema kindel. Muidu ei saa seal hakkama. No küll ta hakkama saab. Aga seda tahan ma küll ütelda, et seal linnakoolis valitsevad teistmoodi kombed kui meil siin Oulepal. Direktor Stakkerberg on väga vaga mees. Temas on täielikult valitsemispieteetlikud ideaalid. See tähendab inimese sisemist enesearimist, valmisolekut iga hetk Jumala poole pöördumiseks. Rektori härra on väga jumalakartlik mees. Võt seda pead sa teadma, mu poiss. No jah, aga kes need teised õpilased on, kes Kriisikoolis õpetajaametit õppima hakkavad? Ja teiseks õpetajakandidaadiks on Tallinna linna noormees Fabian Anderson. Kolmandat veel otsitakse. Nüüd kas hakkame siis peale või? Järgmise aasta jaanuaris algab õppetegevus. Selleks ajaks jõuab Saksamaalt kohale ka eraõpetaja Jakob Ulri. Tema ala on pedagoogika. Nii palju kui mina tean, on ta tubli ja suutlik õpetaja. No ole tubli. Selle rahva hulgas on veel väga vähem neid, kes on mõne teaduse või ameti ära õppinud. Sina pead saama hea hariduse. Seda ma ütlen sulle. Sinust võib tulla veel väga suur mees. Ei ole nende müüride vahel ei rahu, ei midagist. Mis siis lahti on? Jäi vanahärrale pihku või? Vanahärrast. Aga kogu see õhkkond on siin
kuidagi koivlõhnaline. sa mõtle vaid, kuidas praosti härra Holts on võtnud nüüd 2 korda nädalas Keilast Tallinnasse käia, et meile eesti keelt õpetada. kui ta meile selle Stali grammatika ükskord pähe taab, kas me saavad ikka need õiged eesti õpetajad? Otto Holtsi keeleseadused on ju huppeli tasemel. Holts pannutab meie emakeele saksa keele sabarakuks, millel see mitte mingisugust iseseisvust olla. Ja kui kirjutad kirjandis maakeeli, siis kriipsutab ta selle kohe maha. No ütle nüüd, kas meist ikka tulevad need õiged Eesti koolmeistrid? Ja vist tule küll. Külakoolmeister, sellest peame me ju saama. Peab oskama oma rahvakeelt, mis sest, et see küll suures osas veel vaevaline ja väetik on. Ja seda ma ütlen ka, et iga üks meist, iga inimene oma emakeelt peab kalliks pidama. Tuimad grammatikareeglid ei tohi hävitada huvi keele ilu vastu. Tead, kus see Holts mind alles noomis? Kui ma olin tema antud dialoogi asemel paar salmi Schilleri röövlitest maakeeli ümber pannud. Seda kärkimist ja ohkimist. No ja mis ta sulle ütles siis? Ütles, et selliste paganlike raamatute lugemine tulevasele õpetajahärrale mitte kõlbavat. Seda peab, mis ma tahan sulle öelda. Ma arvan, et me peaksime rohkem uurima seda ilmalist elu. Kõik need rahvalaulud ja lood peaksime neid meelde jätma. Veel parem üles kirjutama. Mina olen küll sellega juba algust teinud ja loodan õpetajaametis ka jätkata. No, abilisi ka otsida. Mina olen linnas. Siit pole midagi üles kirjutada. Siin ei räägitagi maakeelt. Sina lähed Ohulepale, ümberringi teomehed ja naised. Sina kuule nende keelt. Seal on sul ka see suur sõber ja rahvamees, mis ta nimi oligi? Jakob Fischer. Kutsuti ka Toa Jakobiks. No see. Toa Jakob sulle õpetabki igasuguseid vigureid, mis ta sakste härra juures ära on õppinud. Mängib sulle viiulit ja... No, Toa Jakob armastab ka viinaköögis käia. Seepärast ma mõlematele, kes eriti vahameelsed, eriti ei meeldi hästi see, et ma Jakobiga sõbrustan. No mulle ta meeldib. Ta tuletab mulle meelde vanamuisa Teiner Kotlepit seal Rakvere külje all Kaarli mõisas meelde. Ta oli veel noor mees, ta teadis ja seletas ja õpetas kõik ja eriti on mulle meelde jäänud need reisid siin Neerutimaile. Minul pole selliseid sõpru. Toompea Kõrsmiku Johansoni pojaga olen juttu ajanud, aga oi, ma pean küll nüüd minema. Ulrich ootab mind juba ei tea mitmendat tundi. Okay. Noored mehed, head vennad, pange ratsud rokmisse, kõrvid karunahkadesse, hallid õbelmestesse, sõõrasilmad sõrmustesse. Laulik peab minust ta saama. Sisse. Tere, härra pastor. Ega vaata.
linnameest ka kodumail käimas. Mis ei seda muret? Suuremat muret nagu polegi, kui vast ehk see kevadine leerminek seisab ees. No, sellega saame ju hakkama. Oled vahepeal tarkust juurde kogunud. Pealegi on tulevase koolmeistri leeris käimine siin Hagelimalis väikene sündmus. Kui paljukest siin kandis siis seda koolitatud rahvast üleüldse ongi? Mind, härra pastor, teeb murelikuks see, et too kuulus koolmeistrite seminar rahapuudusel Kruudale rajamata jääb. Sellega on siis ka minu ettevalmistus esialgu sinna seminari astumiseks lõppenud. Mul ei ole mingit soovi pikemalt algkooliõpetaja ametisse jääda. Pealegi tasuks on vaid näljapalk. Mis on sul siis kallis Friedrich Reinhold mõttes, mille poole ihkab sinu hing? Sa võiksid tema plaanidest ka mulle teada. Mul on juba mõnda aeg kindel soov astuda õppima Tartu Ülikooli. Aga ma pean ennast natuke selleks ette valmistama. Mu vanemate elujärg ei võimalda ülikoolis õppimist. Läheksin näiteks aastaks paariks Venemaale mõnda rikkasse peresse koduõpetajaks. Minu koolivend Anderson on juba mõnda aega heapalgalisel koduõpetaja kohal Moskvas. Jah, ma tean, et mu vanemad ja proua Auguste on ka mu Venemaale mineku vastu. Mida sa kavatsed siin Tartu Ülikoolis siis studeerima? Arstiks tahan saada. Arstiks? Kes sulle selle mõtte pähe? Inimeste tohter. Või on see su enese mõte? See on mu enese mõte ja soov. Nojah, kui nüüd mõelda oma isa teener Vischeri peale, siis ma ei oskagi nii päriselt öelda. See nõnda nimetatud Toa Jaagup on üks igavene võllaroog. Käksutab alatasa viiulit, ajab rumalat lora ja pealegi ma tean, et ta on kõva topsi. Kui suur tohterdaja ta on, seda ma küll ei oska öelda. Aga paistab, et ta on sulle selle tohtriks õppimise idee kõvasti sisse süstinud. Paistab seda moodi olevat. No aga ta on ikka vahva mees. Muidugi sellest on ta ka noores põlves juunutlust saanud. Samas oskab ta käsitseda kupusarve ja aaderauda. Teab lugusid Eesti rahva minevikust. Neid on nii tõsised kui ka naljakad. Neid on lausa lust kuulata. Tartusse tahan minna. Ma arvan ka, et sa peaksid ikka edasi õppima. Ja kui muud abi ei ole, siis tuleb ka see Venemaa teed jalge alla võtta. Kusagilt peab ju kooliraha teenima. Ma lähen... Ma katsun su vanematega rääkida. Võib-olla nad siiski lubavad sul minna. Muidugi, kui sa leiad endale mõne hea tulusa koha. Jah, ma lähen Peterburi. Mul on koduõpetaja koht juba kuulatud. Mul on algkooliõpetaja kutse ja saksa keel on selge. See võimaldab mul seal töötada. Palgaks lubati 600 palkarubla aastas, pluss tasuta ülalpidamine. Mine tea, viimati ratsutab mõnel ulitsanurgal keiser Aleksander I isiklikult vastu ikka pealinna värk. Nii et gümnaasiumi eksamid õiendab eksterna siis, kui see pealinnas tagasi on. Seda küll.
egas siis muud midagi, kui ole tubli ja astu kindlalt oma sihti mööda. Olen teile väga tänulik. Teisiti ma ülikooli ei saaks. Aga ma silmanurgas ka oma hingele rahu ei leia. See on üks must mure ja piin. Ma tänan teid, härra pastor. Nägemiseni. Loodame kõige paremat ja õnnistusi sulle. Kavatsus Venemaale minna ei meeldi mulle ega teie emale sugugi. Minu nõu on meelsamini 500 rublalise teenistusega rahuldada kodumaal, kui 1000 rubla palka saada võõrsil abitult üksi olles. Luupidamisega Augusta van Rosen 13. aprillil 1822 aastal. Ja mis ta veel kirjutab? Proua Augusta soovitab väikese eraalkooli asutamist juhkamate vanemate lastele Tallinnas. On alles soovitus. Peab siis ikka Tallinnast edasi jääma õpetaja palgale virenema. Teadmata, mis minust tulevikus saab. Või siis minu kallis ristiema proua Vitinkov teab, mida mulle soovitada. Soovitab ta mul hoiduda Venemaale sõidust. Huvitav. Kas ta üldse teab, mis kavatsused minu hinges vistavad? Vaevalt küll. Muidu ta sellist tobetat nõu mulle ei annaks. Toavapat oleks siia vaja. Tal tundlik hing sees ja elukogemust ka omast käest võtta. Tahan sulle ütelda, et me kolime Õhulepalt ära. Olud on siin kitsaks jäänud ja vähem ära Viisu mõisa. Mulle pakutakse seal mõisavalitseja kohta. On see uudis või ei ole uudis või? Kuule, mõisad on ju kõik ühesugused. Või ei ole või? No ma ei tea. Ma olen viimasel ajal palju kodust eemal on palju erinevaid tegevusi ja ma ei oska siia midagi lisada. Mul on sulle ka uudist. No mis need siis on? Tead isa? Olen otsustanud minna Venemaale õppima pariks aastaks. Mõnda kas peresse koduõpetaja kohale. No sulle emale pole muidugi sellest rääkinud, aga võib-olla sa oled tuttav proua Roseni pöördumisega meie pere poole. No üht-teist me oleme ikka kuulnud küll. Ja ka seda, et proua Augusta ei ole sinu Venemaale minekuga sugugi nõus. Nojah, ta saatis mulle kirja, kus kõik on ära seletatud. Aga asi on selles, et ma ei saa sellega nõustuda. Mu Kriskooli kaotan Anderson on juba mõnda aega Moskvas heapalgalisel koduõpetaja kohal. Ja ma ütlen, nii palju mina aru saan, läheb tal hästi. Miks mina pean sama haridustaseme juures siin ligilat elu elama? Mul on võimalus minna Venemaale, õpetaks ühte rikasse peresse ja teed endale normaalset rahu. Saksa keel on mul selge, koduõpetajamet on mul ka olemas. Sellega ma saan seal täiesti hakkama. Selge vene keelt oleks vaja ka natuke tunda. Jah. Tuled aasta või paari pärast tagasi. Ja mis sa siis tegema hakkad? Jah, olen kuulnud, et sa tahvad ülikooli minna ja tohtriks õppima. On sellel jutul ka põhi all või on see ainult toapapa Jakobi Vindise pea luuletis? No aga mis sest kasu on olnud sellest plaanist, kui mul ei ole majandusega võimalik õppida? Seal on ma ränge, mul on vaja minna pariks aastaks Venemaale endale elatist teenima. Ja aastiks tahan ma saada küll. Aga praegusel momendil on koduõpetajamet mulle õige.
millal sa kavatsed siis ära sõita? Vaatame siis sügise poole. Suvel tahaks veel olnud tuttavaid lapsepõlvepaiku vaadata, olla Virumaal, vaata ringi, koguda vanu mõtteid, laule, võib-olla midagi üles kirjutada. Aga kui juhtumisi proua Roosen meie pere juhtub külastama, siis ütle talle, et ma tulen peatselt tagasi ja jätkan oma õpinguid. Aga siis juba ehk tulevase eluus seda võis. No jah, me kõik loodame, et sul seal pealinnas hästi läheb. Eriti ema on hakanud viimasel ajal sinu pärast muretsema. Aga eks ma püüan teda trööstida ja lohutada. No aga nüüd ma pean tööasjus kohe ära minema ja loodame, et tuled enne ärasõitu veel läbi ja no nägemist siis. No nägemist. Mida ma pean tegema? Kellel on õigus? Lootus ja tahe viivad sihile. Arstiks pean ma saama, õpetatud tohtriks. Kui immatrikuleerimisest juba paar kuud möödas on, tunnen ennast päris väärika kodanikuna. Ja muidugi teekorral olen ma poisike. Juba aasta pärast juba doktorikraadi kaitsmine ees. Seda küll. Sellega lõpeb ka mu 10-aastane stuudium siinses ülikoolis. Kuid erinevalt teist ei tunne ma ainult tead, mis väärika kodanikuna. Kuna õppimisaeg on minusse sisendanud igasuguseid ahvatlusi, mis arstikutse võivad isegi ohtu seada. Mõtlen siinkohal möödunud aastal hoo sisse saanud eesti keele alaseid õppekavatsusi. Otto Villem Masingu õhutused on nii tähelepanuväärsed, et ma ei saa sellest tööst kõrvale jääda. Ma ei tea, mis saab juba minu paar aastat kestnud arstipraksises siin Tartus. Tõenäoliselt seisab mul ületuleval aastal eest ka väitekirja kirjutamine ja kaitsmine. Ainus asi, mis mu arstitöö on teinud, on aidanud mind võlgadest vabaneda ja ka koduseid vähemsel määral toetada. Pean ka tunnistama, et ega mu tervistki teab, mis tugev pole. Kopsudega võib probleeme tulla. Seda ma tahan. Aga millised on teie plaanid siin Tartus? Ja kui suures osas iseõppija ja iseenese toitja, aga ikka raskustel. Olin üle aasta Peterburis koduõpetajaks. Saabusin just enne seda suurt pässu seal Säänti väljakul kodumajile. Aga sellest teenistusest saadud tuluga ei pea ma kaua vastu. Pean leidma endale kuskilt toetajaid. Meil ei jää muud üle, kui rohkem sündama rahva vanuvarasse. Sest, et see vanuvara on väike ja laiali pillatud. Mõtlen ma, et see on meie kui siin hariduse rätetel üles sirguvate noorte meeste ülim kohus see rikkus kokku koguda ja omalt poolt oma panus anda. Mis teie sellest arvate? Selles suunas olen minagi püüdnud mõnda asja ära toimetada. Olen lugenud saksa klassikalist kirjandust, eriti Silverit ja Goethet. Saanud sealt valgustuslikke ideid. Kuid mulle pole võõras olnud ka sellingi naturaalfilosoofia. Küsimus on selles, kuidas seda kõike meie oludesse panna.
Tartu Ülikoolis õpib praegu 400 üliõpilast. 100 on neist arstiteaduskonnas. Mis te arvate, kui palju neist pühendab oma tuleviku eestirahva hüvanguks? Ma kardan, et see osa ei saa suur olla. Nikolai esimese troonile asumisega nõustik jahenenud. Kes me ka ei oleks ja mida me ka ei tudeeriks. Oma rahva harimisel peame igal sammul toetama. Karst saab olla keelemees, loodusloolane või isegi arhitekt. Haridus avab inimestel silmad, ei miski muu. Rosenplanter kirjutab oma ajakirjas, et eestlane niipea kui ta saksaks tõuseb, oma risti karikalu nii väga häbenema hakkab. Millest see tuleb? Millest? Arvan, et eestlane tunneb ennast oma harimatu keele tõttu viletsena ja väetina. Et sellest seisust pääseda oleks tarvis eesti keele harimist, arendamist ja toetamist igas õppel. Aga kui palju on meil ülikoolis talupoja seisusest? Keegi on välja arvutanud, et viimase 25 aasta jooksul oli 3 Balti kubermangu peale neid 24. Mõelge, 24. No ja kust me isegi pärit oleme ju Korea rahvarüppest. Mina kui kingsepa ja aidamehe poeg, seetõttu aidavidriks kutsutu, olen ju ka siin arstiteaduskonnas suur erand. Aga me ei tohi jääda peatuma poolel teel. Me peame oma koormat lõpuni vedama. Olgu see tee siis nii raske libe, kui ta on. Mul on hea meel kuulda teie suust ausa Eesti mehe teotahtelise kavatsus. Mu mõttes mõlgu nii mõnigi kaugele ulatuv idee, millest teil on vara rääkida. Ma ei kiirustaks sellega. Kuid kuulates teie seisukohti ja meenutades meie mulluseid kohtumisi, tahan öelda, et tulevik on meie päev. See kõlab ehk küll väga pateetiliselt, kuid üksikasjad ei pruugi selguda siin, selles ruumis ja praegu. See me ei tärka mullast mitte ühe päevaga, nõnda ka meie mõtetega. Siin see kadunud kiri ongi. Proua Roosen ei taha kuidagi mind rahule jätta. Ikka olen ta lammaste vahel. Nagu ma teie isalt kuulen, olete teie otsustanud minna teise elukutse taotlemisele, mis minu arvates on ühendatud paljude raskustega. Kas teie neid raskusi olete küllaldaselt kaalutlenud? Ülikoolis õppimiseks on tarvis väga suuri eelteadmisi, mis teil puuduvad. Vaat kus laps, eelteadmisi on vaja. Proua Auguste teab, mida kirjutada. Siis peab ka kukkur hästi täidetud olema. Alla 800 paberrubla ei või teie ühtegi aastat elada Tartus. Kust peab see raha tulema? Et teie vaestel vanematel pole midagi, see on teile teada. Ja ka muidu ei tea ma ühtki allikat, kust ülikooli õpinguiks vajaline suur summa võiks voolata. Kaalutlege seda kõike hästi, enne kui te asute sammu, mille kurvad tagajärjed teile võivad tuua muret ja piina. Kirjutage mulle ometi üksikasjalikult, kust teie olete tulnud ülikooli astumise mõttele. Näete siis, kuidas Eesti soost ja maatõust mehele näidatakse kätte, kus on tema õige koht. Kuid mina selle pilljärgi tantsima ei hakka. Minu ja ma ütleksin, paljude meie teiste tee on teine, ausam ja tagajärjekam. Me oleme vaesed. Me kannatame hingematvat rõhumist, kuid me ei peatu mitte iial.
väikese palge peale. Mõtlin muistseid mälestusi. Vanal ajal sündinud asju. Jookske jõudsamalt võetud. Tulge künkad tunnistama. Metsad märku andema ei jää. Salud sala sõnaldama.